Täna siis, tervist kõigepealt, täna siis räägime sellisest omamoodi kuulsast tuntud noast, nagu seda on, ma ei tea, kuidas mõeldusega lood on, aga Caström Lars Fält Kniffe. Et selline tore nuga iseenesest ja päris popp nuga nii-öelda bushcrafterite seas. Aga lähme kohe nii-öelda tehniliste andmete juurde, et teras, millest ta siis tehtud on Sleipner, tema HRC on 59–61. Tootja kodulehekülg võib vaadata. Kogu noa pikkus on 23 cm, tera ise on 115 mm korda 29 korda 4. 4 on siis tera paksus ja siis 29 mm on siis tera nii-öelda laius. Ja teritus on siis tal Scandi profiil ja noa enda geomeetria siis on siis nii-öelda odaotsa nagu selline geomeetria talle antud, ehk siis tipust see noa tera tipp jookseb siis nii-öelda nagu keset käepideme liini, kui nüüd siuke joon tõmmata. Et Sinutolus on neid arvustusi ja tutvustusi selle noa kohta päris mitmeid. Mitte ükski ei ole väga siukene kehva, pigem positiivne ja noh, ma olen taga nüüd siukene 8 päeva vist või 7 päeva töötanud ja ega ei olegi mitte midagi halba öelda, et siukene täitsa tubli nuga on, et käes istub väga okeilt, hea näeb välja, siuke ilusa mustriga kasest käepide on, nahktupp on väga korralik. Siia tupele on nüüd lisaks ostetud selline karabiin, mis siis teeb väga mugavaks nii-öelda selle vööle panemise. Et selle karabiini saab siis nii-öelda, siit paneb püksirihma läbi ja siis saad nii-öelda nuga, mis on nüüd see vööaas, sealt läbi panna ja siis iga kell nii-öelda võtta vöölt ära või panna vööle. On üsna siukene tubli toekas karabiin, mitte mingisugune siukene säästukas, usaldusväärne, et ei anna võpsis ragistades nii kergelt järgi ja ilmselt siis ei kao nuga nii kergelt ära ka, et ses suhtes nagu ütleme niimoodi, et tublit tööd on tehtud selle noa kallal nii-öelda nii ütleme need, kes siis selle tupe ja karabiini ja kogu selle nii-öelda kandmislahenduse disainisid ja väga, ütleme, väga meeldiva mulje jätab see nahktupp. Ja nuga ise ka tõesti mitte midagi ei ole öelda, et siukene ütleme, kutsub kohe nagu, et toimetaks. Aga lähme siis kohe temaga asja juurde, et mulle see nuga meeldib, ma ütlen niimoodi. Ma ei ole nüüd, ütleme, Scandi profiili fänn, kellest on ilmselt rahvas aru saanud, aga selle noa puhul ma ei saa mitte midagi halba öelda. Mitte ka liiga head. Scandi jääb Scandiks. Aga kui ma nüüd hakkan temaga mingi puutüki kallal nokitsema, selge on see, et ega ta nüüd liiga eeskujulikult, ütleme, kui mul oleks vaja nüüd näiteks telgivaia teha, liiga eeskujulikult ta seal ristikiudu ei toimeta, aga ma ütleks niimoodi, et
midagi hullu ka ausalt öeldes ei ole, et kui mul on mingit laadi vaiasid või lõksusid vaja teha, sihukest nokitsemispuu kallal, siis jah, ma tunnistan ausalt, et ma eelistaks siis näiteks enamus välgniimeni nugasid ja eriti nii-öelda F1 seeria nugasid. Aga noh, ta töötab. Ta töötab, ta toimetab. Ta teeb ära kõik, mis vaja on. Aga jah, ütleme, et arvestades seda, et ta on Scandi, ta ei lõika üldse agressiivselt. Temaga töötades, ongi täpselt sihuke tunne nagu mõnes mõttes nagu höövliga teeks tööd. Ja mis ei ole üldse mitte halb. Temaga on täitsa okei puupirdu lokitada. Selle tööga ta saab ka väga kenasti hakkama. Siuksed ilusad lokid tulevad. Et täitsa siukene tip-top. Ja mulle meeldib tema juures see, et kui ma nüüd temaga siin niimoodi lokitan, et siis ta lõikab täpselt niimoodi, et need lokid nagu on terved, et nad nagu ei murene ära. Paljude nugadega, mis on Scandi profiiliga, on see häda jah, et need lokid nagu murenevad ära ja siis õudselt paljud nii-öelda lokid kukuvad nagu pirru küljest ära lihtsalt. Aga jah, ma pean nentima sellist tõsiasja, et mulle on hakanud jääma mulje, et head Scandi profiili nagu põhimõtteliselt oskavadki noale teha ainult siis rootslased, norrakad ja ka soomlased. Et kõik need või siis jah, vist jah, võib öelda kõik noad, mis on siis nii-öelda USAs tehtud Scandi profiiliga, teistes Euroopa riikides kusagil, nad minu silmis tegelikult nagu jäljendavad seda, mida nii-öelda skandinaavlased, põhjamaalased oma nugadele teevad ja loomulikult lõigata on võimalik ja nagu kõik töötab, aga ütleme, et näiteks see nuga lõikab palju ilusamini ja ma pean tunnistama, et helle noad ka samamoodi. Ja eks ma natuke olen nagu mõistatanud ka, et mis see põhjus siis on. Aga selleni me tegelikult täna veel jõuame, aga natuke aja pärast, iga asi omal ajal. Nii et sellega, kuidas ta näiteks lõket mul aitab ette valmistada, ma tegelikult olen rahul, et pirdu lokitab ta suurepäraselt, nuga jookseb piisavalt libedalt. See siin praegu oli haavapuu. Ma võin ju võtta siit ka nüüd tüki kasepuud, aga teeme siis kohe ühe teise katse ka, et kuidas tema puud lõhestab. Ütleme, et jah, see on täpselt siukene, et sõitja mees sõidab sea seljas ka, on ju. Et selle koha pealt ta jah, on siukene, oleme armulised, ütleme, et siukene tubli koolipoisi 3+. Et proovin korra siin ühte kasepuud ka. See on ka tal päris hea, et ta suudab niimoodi Scandi kohta nagu üllatavalt hästi isegi puitu läbi lõigata. Nii, kasepuud ka lokitab täitsa tublisti, nii et
ei heida talle mitte midagi ette. Et ka siuksed, puu ise käitub kask teistmoodi. Et haavapuud ikkagi ta jah, nagu tundub, et rullib rohkem. Eks haab on ka pehmem. Jah, ei. Väga tipp-topp selle töö jaoks. Teeb ilusti oma töö ära, et võib rahule jääda. Ja vaatame ühte olulist asja kah, et jah, siukene sädet tõmbab ka pulga pealt. Ma ütleks niimoodi, et siukene 4+. Et on nugasid, mis teevad seda tööd paremini. Aga kindlasti siit see säde tuleb selline, mis nii-öelda lõkke süütakse. Ja ütleme, et mulle see nuga meeldib, ma ütlen ausalt. See ei ole küll minu nuga, see on mul ühe nii-öelda hea tuttava sõbra nuga ja andis mulle nii-öelda video tegemiseks teda tutvumiseks. Ma arvan, et ma kunagi ostan ta endale ise ka, et ta mul olemas on. Et ma ei tea, mitte niipea mul neid nugasid, mis on nii-öelda prioriteetide hulgas on hetkel rohkem. Nüüd ma pean nagu olulisemaks omale hankida. Aga ma arvan, et kunagi ta võiks mul olla. Et ta on niisugune ses suhtes piisavalt hea. Full tang ka muidugi. Must lainer on käepidemel siis nii-öelda terase ja kase vahel. Ja ütleme, et üldkokkuvõttes ma ütleks siukene, kogu see nuga on siukene tubli 4+, et mingit siukest vau-efekti ma tast ei saa. Aga kindlasti tegemist on usaldusväärse asjaga ja kes siin nii-öelda armastab metsas käia, siis telkida, tegeleda bushcraftiga. Ma arvan, et nendel inimestel on see nuga täitsa tipp-topp. Jah, ütleme niimoodi, et loomulikult toksides niimoodi ta närib ennast läbi igalt poolt, aga puualu lõhestamine ei ole tema teps mitte leivanumber. Aga üldjoontes jah, ma nagu ütleks niimoodi, et täitsa tubli nuga ja sellega võikski nagu praegu video ära lõpetada. Ilmselt on see üks lühemaid videosid mul. Aga ma ei oska neid lühkesi videosid kahjuks teha, et te peate minu söökest kuiva ebamahlakat juttu edasi taluma. Noa ma olen nüüd ära tutvustanud. Midagi väga lisada olulist enam ei olegi. Aga on üks teema, milles ma kunagi olen ise ka vaielnud, sõna võtnud. Ja täna on nüüd see koht, kus ma tunnistan ausalt, et ma hakkan oma sõnasid sööma natukene. Ja mille pärast? Aga vot nimelt selle pärast, et mul on siin üks väga sarnane nuga. Vägagi sarnane. Millega siis tegemist on? Noaga, mille kohta ma olen juba ülevaate teinud. Jokker Bushlord. Ja ütleme niimoodi, et sarnasus on umbes sama, nagu oleksid nad kaksikud. Nii. Ei tea, kui palju nüüd ütleme kaamera seda kõike edasi annab. Alati saaks paremini. Ja mis koha pealt ma nüüd neid sõnu sööma hakkan? No näete, käepidemed on tegelikult erineva geomeetriaga.
Bushlordi käepide on natukene pontsakam ja seda nii-öelda igalt poolt ümberringi. Vaatame nüüd seda skändit. Kohe nähad vasakul siis Caströmil on nii-öelda see geomeetria teissugune. See algab hoopis kõrgemalt. Bushlordil hakkab oluliselt madalamalt ja kui nüüd vaadata neid terasid, siis tegelikult on näha need kohad on juba natukene erinevad. Need erinevused ei ole suured, aga tegelikult on tegemist kahe täiesti erineva noaga, mis on lihtsalt äärmiselt sarnased. Ja kunagi noaturugrupis oli siis diskussioon, kus siis tuldi välja väidetega, et põhimõtteliselt tulevad nad ühest tehasest ja ühe liini pealt lihtsalt ühele trükitakse Jokker peale, teisele Caström peale ja kõik on üks ja sama ja Caström teeb oma nugasid üldse Hispaanias. No eks see huvitavaid väiteid käis läbi. Täna ma julgen kahelda nendes kõikides niisugustes avaldustes. Ja kui ma võtan need noad kätte, siis juba käes on tunda. Nad on erinevad. Ja siinkohal ma toon välja ühe Jokkeri plussi, subjektiivse, minu isikliku. Mulle meeldib Jokkeri käepide tänu sellele, et ta on nagu niisugune vormikam, niisugune pisku nagu pontsakam. Mulle meeldib see ergonoomika rohkem. Aga ma ütlen ausalt, see vahe ei ole liiga suur. Et ma Jokkeriga, ütleme niimoodi, et kui ma peaks niisugust piirdude lokitamise maratoni tegema, siis Jokkeriga ma ilmselt mu käsi nii kiiresti ei väsiks ära. Aga sarnasuste koha peal veel, et nad on tegelikult ka täpselt ühes pikkuses, tera pikkus on kõik sama ja teras on isegi sama, mõlemad on Sleipner ja mis siis veel? Jokkeri HRC-d ma nüüd täpselt ei tea, et siin ma selle koha pealt jään vastuse võlgu. Aga kõige suurem erinevus tuleb siis, kui ma lähen nüüd mingi puutüki kallal hakkan lõikuma. Ja vot seal tuleb meeletu erinevus ja ma pean tunnistama, et Caströmi kasuks. Caström lõikab igat asja kohe märgatavalt paremini kui Bushlord. Ja teeme kohe väikse siukse kõrvalkatse. Et Bushlord teeb ka oma tööd suurepäraselt. Ja peaaegu need lokid on isegi nagu sarnased. Aga kuidagi nagu, ütleme, et Caström nagu, sa ei pea nii palju jõudu rakendama, et ta sinna nii-öelda puidukiudude vahele suruda. Ja teine asi, mis on see, et ma saan nüüd näidata ka ilmselt, et sellel puul isegi nagu väga seda ei ole, et ta nüüd need lokid nagu selliseks muredaks väga teeks, kuigi on näha, et siin nad, näete, niimoodi lähevad, murenevad ja Caströmiga seda ei ole. Et Jokkeriga töötades mul tavaliselt jääb seda nii-öelda lokipuru maha niisama vedelema rohkem, oluliselt rohkem isegi. Et ja kui ma nüüd võtan mingit laadi puutüki ja mul on vaja näiteks nüüd, ütleme, see telgivai teha ja ma tahan nüüd Jokkeriga nii-öelda seda nööri nii-öelda aasa kohta teha või kuidas seda nimetatakse siukest, et nöör siia taha jääks, siis ma pean tunnistama, et taas kord sõitja mees sõidab ka sea seljas.
ta teeb selle loomulikult kõik ära. Aga kui ma nüüd hakkan samad tööd tegema Jokkeriga, teate, see vahe on väga märgatav. Jokker lõikab paremini, vabandust, valetasin. Caström lõikab paremini kui Jokker. Et puidu kallal nokitsemiseks ma pean Caströmi kasutades täitsa märgatavalt vähem jõudu rakendama. Ta jookseb palju ilusamini, palju kergemini puidu kiudude vahele, palju kergemini lõikab risti kiudu puitu läbi. Nii et ses suhtes nagu, ütleme niimoodi, mulle see Jokker Pushlord väga meeldib, aga täna ma olen nüüd jõudnud küll selle arusaamiseni, et kui ma peaksin nagu metsa minema ja ühe nendest ainult kaasa võtma, siis ma pigem eelistaksin Caströmi. Kui nüüd osta, see on nüüd niisugune hea küsimus, see on maitse asi, et sa pead kätte proovima, kumb sul paremini sobib. Minule sobib Jokkeri käepide paremini, aga arvestades, kui palju paremini lõikab Caströmi tera, siis ma olen nõus ergonoomika koha pealt kompromissi tegema ja pigem võtma Caströmi ja maksma ka natuke rohkem selle Caströmi eest. Aga ma saan tegelikult mis ta teeb tööd paremini. Ta lihtsalt teeb. Et siin ei ole mitte midagi öelda. Need ei ole identsed noad. Et selle vaidluse võib tänase seisuga lugeda lõpetatuks. Need on kaks täiesti erinevat nuga, erineva geomeetriaga, erineva ergonoomikaga. Sarnasust on neil lihtsalt ainult välimuselt ja need on toodetud ühest ja samast terasest, Sleipnerist. Mõlemad on ilusad, aga jah, midagi öelda. Lõikamisomadused räägivad Caströmi kasuks ja see vahe on üsnagi märgatav. Et selles mõttes kindlasti Jokker Pushlord ei ole minu silmis kehvnuga, absoluutselt mitte. Ma kasutan teda ja ma olen ühe enda Pushlordides ka teinud siin kunagi konveksiks ümber ja siis muutus kõik. Temaga oli kohe hoopis teistmoodi töötada. Et ma ei kujuta ette, kui ma veel kunagi ma selle Caströmi hangin, kui ma veel selle konveksiks teen. See võib juba päris hea olla. See võib siis juba päris kohe hea olla. Nii et jah, et ma pidin lihtsalt täna selle Caströmi noa tutvustava ja arvustava video juurde ka paraku tooma selle Jokker Pushlordi juurde ja ärge pange mulle nüüd, kuidas öelda, teie, kes te siin nagu Jokkerit maale toote ja müüte, et ärge palun pikka viha pidage, et ma jään kõige selle jutu juurde, mis on seda Jokkeri nuga puudutavas videos, ma ei võta neid sõnu tagasi, aga need inimesed, kes on valmis rohkem maksma ja kes tahavad nuga, mis natukene paremini lõikab, kergemini, libedamalt, ei pea nii palju jõudu rakendama, kui puutüki kallal nokitseda, siis on Caström. Lars Felt Kniffe. Siis on pigem see teie valik, nii et aga muus suhtes jah, sarnasus on ikka nagu selles mõttes jah, üle mõistuse, et samamoodi must lainer ja käepideme geomeetrias on ka neid sarnaseid jooni üllatavalt palju, et samamoodi 2 neeti, nöörijupi auk, kõik on nii, et koer tuli ka, et tohutult palju sarnasusi, aga piisavalt palju on ka arvestatavaid erinevusi,
nii et ja need erinevused teevad paraku selle, et üks on Jokker Bush-Lord oma isikupäraga ja teine on paraku Caström Lesfelt Knife oma isikupäraga. Ja nad on erinevad noad, nad on erineva iseloomuga noad. Ja seal ei ole mitte midagi teha. Võib-olla ühele meeldib üks rohkem, teisele meeldib teine rohkem. Et minul on täna Jokker olemas. Ta on alati siin kastis aega, ma teda kasutan. Ilmselt kunagi saab mul olema ka Caström. Ja samamoodi hakkan kasutama. Okei, kui erinevust rääkida, siis tuped on neil ja erinevad, et ma nüüd enne, kui ma tulen kaamerat sulgema, panen mõlemad noad korraks tuppe ja vaatame neid nii-öelda suures plaanis veel korra. Karabiinid on erinevad, et siin ma tahan jälle anda üsna arvestatava plussi nii-öelda Caströmi karabiinile. Ja siin on see rihma-aas nii-öelda kinni needitud. Siin on Jokkeri rihma-aas trukkidega. Et mul ei ole küll ühtegi seda kogemust, et see trukk nii-öelda lahti tuleks ja nuga võiks ära kaduda. Aga ütleme niimoodi, et jah, mis on kinni needitud, on ikkagi kinni needitud. Ja ütleme, et jah, Jokkeri karabiini võrrelda Caströmi karabiiniga, siis olgem ausad, siin ei ole palju võrrelda. Aga mõlemad nood on ilusad, toimetavad, toimivad. Aga jah, metsaminekuks tänase seisuga pigem ma eelistaksin võib-olla Caströmi. Kindlasti eelistaksin. No võt, nii palju siis raskest muusikast.